täpsemalt juhtus, seda kommenteerivad täna Eesti Kunstnike Liidu president Maarja Nettermann ja Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Rait Pikaro. Palun, Maarja. Tere hommikust, aitäh teile tulemast. Hoian oma märkmed ees, sest tunnistan, et ei ole kunagi varem pressikonverentsi andnud ja nii palju kaameraid ilmselt näinudki. Aga räägime teile siis üle selle, mis on praeguseks liidu vaatest teada. Räägime, mis samme me oleme juba teinud, kuidas oli üldse töökorraldus liidus üles ehitatud nende protsesside osas. Räägime, mis edasi saab ja siis Rait Pikaro avab siis seda juhtumit ennast või seda skeemi ennast, siis kuidas võimalikuks sai. Aga minuni jõudsid asjad siis reedel, 15. mail kella 1 paiku, kui sain siis pangalt kõne, et Kunstnike Liidu kontodel toimuvad kahtlased tehingud pearaamatupidaja konto kaudu. Ja läksin panga kontoritesse, meil on kontod nii Swedbankis kui SEBs ja antud rünnak nagu puudutas mõlemad panka, kõiki kontosid, lasin võtta siis perioodi väljavõtted ja sealt selgus siis kahju ulatus, selle summa me oleme praeguseks välja käinud. Peale seda tegin koheselt avalduse politseile ja teavitasin lühidalt ka Kultuuriministeeriumit. Mis raha see oli, mis oli Kunstnike Liidu arvel sellistes summades. Tegemist oli eelkõige Kultuuriministeeriumi sihtfinantseeringuga, mis oli mõeldud liidule kunstniku palkade maksmiseks jooksval aastal ning teiselt poolt loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi loometoetuste maksmiseks käesoleval aastal. Aga meie kontodel olid ka tegevustoetused galeriide jaoks, mida me saame samuti Kultuuriministeeriumilt, Tallinna linnalt ja Kultuurkapitalilt ning lisaks olid siis nendel kontodel loomulikult ka meie oma vahendid. Ja võib-olla ma annaksingi siinkohal sõna teile, et räägime kõigepealt selle skeemi lahti, et kuidas selline asi siis rullus ja kuni selle hetkeni, mis ta minuni jõudis. Aitäh! No, politsei vaates on tegemist osaga pettuste laviinist, mis on Eestit tabanud juba viimase paari aasta jooksul. Pihta on saanud väga paljud tavalised Eesti inimesed, mitmed ettevõtted, asutused ja praegune juhtum on selles mõttes halvas mõttes üks paljudest ja lihtsalt, et hoiatada inimesi, ettevõtteid, kõik, kes raha asjadega kokku puutuvad, peame rääkima selle konkreetse juhtuma täpsematest asjaoludest, et see on hästi oluline praegu. Konkreetne skeem on üles ehitatud nii-öelda mitmele astmele. Esimene kontakt siis kurjategijate poolt leidis aset meie esialgsetel andmetel 7. mail juba, kus võeti see ühendus siis raamatupidajaga. Ettekäändeks oli siis kõne Omniva kandekeskusest ja sooviti väidetavalt üle anda siis ühte tähitud kirja eelmisele tegevjuhile. Presidendile. Ja kasutati ära siis jällegi inimese heatahtlikkust, kohusetundlikkust, suunati ta sellele, et selle toimingu tegemiseks on vaja siis ennast ka tuvastada, seal juba siis kasutati ära kaugtuvastamist, inimene identifitseeris ennast seal sisestades PIN-koode ja sealt hakkas juba see skeem edasi rulluma, et sealt edasi tuli kõne just kui Eesti Pangast. Väideti, et on satutud siis küberrünnaku ohvriks ja on vaja hakata kiiresti toimetama, et kaitsta pangakontodel olevaid rahalisi vahendeid. Lühikest aega pärast seda tuli kõne juba väidetavat Eesti politseist, kus öeldi, et on vaja vormistada seal fiktiivseid dokumente, ehk inimene juhatati veelgi sügavamale sellesse petuskeemi sisse, lasti vormistada dokumente, selles mõttes allutati ta nii-öelda psühholoogiliselt siis kurjategijatele ja sealt edasi siis väga lihtsustatud öeldes hakati siis inimest kaasama siis nii-öelda salajasse politsei operatsiooni kelmide tuvastamiseks ja see hõlmas muu hulgas siis kõikide PIN-koodide andmist, nii isiklike mobiil-ID omad hõlmas seadmetesse ehk siis praegu arvutis kaugjuhtimisprogrammi paigaldamist ja seal siis väliste tegutsejate nimel lastas neid toimetada siis arvutis, mis tähendas tegelikult päriselus siis ülekannete tegemist, vältas umbes nädal aega
samal ajal andis ära ka see raamatupidaja oma pangakaardid läbi pakiautomaadi, mis on jällegi rõhutan, et politsei mitte kunagi sellist asja ei palu, ei paigalda erinevaid programme teie arvutitesse, ei kaasa teid salaoperatsioonidesse, ei palu teil varjata seda oma lähedaste ja tööandjate ja selliste oluliste inimeste eest, kelle rahalisi vahendeid te kasutate, et see kõik oli täielik väljamõeldis ja meieni jõudis info selle kahtlase tegevuse kohta ka 15. mail Swedbanka kaudu, kes teavitas meid, et toimumas on ilmselt kahtlased tehingud. Sellele reageerisime esimesel võimalusel, läksime siis Kunstnike Liitu koha peale, üritasime asjaolusid selgitada, üsnagi kiiresti selgus, et oleme tegelikult kahjuks lootusetult hilinenud, sest nädala jooksul olid juba olulised summad liikunud. Aga ei ole läbinisti negatiivne see sekkumine, et tegelikult saime edasise protsessi seismisest ka sellel hetkel, kui politseinikud kohal olid, tegelikult vilgas tegevus pimendatud ekraaniga arvutis toimus ja kurjategijad tegutsesid, et me selle tegevuse saime katkestada ja see, mis summa õnnestus päästa, ma arvan, et see vähenegi on siiski parem kui mitte midagi. Ja praeguseks on kriminaalmenetlus alustatud, käsitleme seda siis arvutikelmuse tunnustel, esialgne info on kogutud, oleme pöördunud kõigi asjaosaliste poole, ka väliskolleegide poole, sest esialgne info näitab, et rahad liikusid 5 välisriigi kontole, rahade tagasisaamise perspektiivi peame ausalt öeldes minimaalseks, sellist kiiret lahendust seal ei tule ja seal ongi, kui me hakkame soovitustest rääkima, siis see kõige suurem soovitus on see loomulikult olla kohe algusest igasuguste kõnede peale ettevaatlik, aga kui on juba pettuse ohvriks langetud, siis tegelikult esimene kõne peaks olema panka, et kõik pooleli olevad tehingud seisma panna ja siis kõne politseile või teavitus politseile, et hakata siis menetluslikult lähenema, aga praegu näitab ka, et see äratundmine, et on kelmuse ohvriks satutud, tegelikult pahatihti jõuab viitega, kurjategijad hoiavad inimesi sellise psühholoogilise kontrolli ja surve all, kasutavad meelitusi, ähvardusi, kõike, mis antud olukorras sobib, et kui keegi arvab, et me oleme kõik siis keskmiselt targemad ja kaitstud selliste skeemide eest, siis kurjategijad lähtuvad meie teada mõttest, et igal inimesel on see skeem, mis teda käivitab, mille õnge ta võib minna, on tegelikult võimalik välja mõelda ja me näeme seda praktikas päris tihti. Et väga lühidalt kokkuvõetuna on see meie hetke teadmine. Aitäh, siin oli ka mulle olulist infot. Kuidas läksid nüüd liidu vaatest need tegevused edasi, alates siis sellest, kui reede pärastlõunaks oli pangas käidud ja selgus, mis on see kahju ulatus, paari sammu mainisin, aga praeguseks hetkeks on siis uurimise ajaks on pearaamatupidaja töökohustuste täitmine on peatatud, ta teeb igakülgset koostööd juhtunu lahendamiseks, kurjategijate väljaselgitamiseks ja võimalike kahjude minimeerimiseks. Me kutsusime kokku ka eile õhtuks, ehk siis esmaspäeva õhtuks oma erakorralise volikogu, mis on siis liidu kõrgem organ suurkogude vahelisel ajal, et neid teavitada. Meie volikogusse kuuluvad alaliitude esindajad ja 10 siis otsemandaadiga valitud kunstnike esindajad, lisaks ka endine president ja endine asepresident. Andsime neile juhtunust ülevaate ja arutasime võimalikke esmaseid edasisi samme ja volikogu kinnitas ka siis praeguse juhatuse volitused siis antud kriisiga intensiivselt tegelemiseks. Me oleme kokku kutsunud ka kriisikomisjoni, kuhu me kaasame lisaks liidu töötajatele, suuremate tegevussuundade või osakondade juhtidele ka väliseksperte. Me oleme sinna palunud Kultuuriministeeriumi esindaja, me oleme sinna palunud finantsküsimustes Klaar Mii, kommunikatsioonituge pakub Agenda PR ning õigusküsimustes nõustab liitu siis Sorainen. Ja lisaks on kriisikomisjoni liige ka üks volikogu valitud esindaja. Ja me kindlasti viime läbi sisejuurdluse, et selgitada siis välja, millised olid protsessid, süsteemid, dokumentatsioon, kuidas me saaksime seda
tulevikus sellist pretsedenditut sündmust ikkagi vältida. Ja võib-olla ka siis töökorraldusest, et praegune juhatus, mina ja asepresident Tüüne ja Kristin Vaikla alustasime tööd umbes aasta tagasi ja me oleme tegelikult selle asutuse tegevuspõhimõtteid ja ametikohti ja süsteeme selle aja jooksul väga intensiivselt läbi vaadanud, korrigeerinud ja meie eesmärk on olnud siis selle organisatsiooni kaasajastamine ja efektiivsemaks muutmine. Ja aprilli lõpus me olime just alustanud tegelikult ka finantsprotsesside analüüsi ja just löönud käed Klaarmiiga ja tellinud neilt siis teenusena siis meie finantssüsteemide ja protsesside kaardistuse analüüsi, mis pidi viima siis ka konkreetsete parandusettepanekuteni. Et tegemist juba olid juhtunud esimesed intervjuud, nad olid juba tööd alustanud ja me jäime nagu nii napilt selle kõigega hiljaks praegu. Ja veel tuleb mainida, et Kunstnike Liidul on siis põhikirja kohaselt 3-liikmeline juhatus, kuid aastaid, juba mitu aastat ka enne meie aega on siis üks koht sellest olnud täitmata eelarvelistel põhjustel. Ja nagu mainitud, siis hetkel on siis liidu juhatuses kaks liiget. Ja raamatupidamisprotsessid toimusid meil siis nõnda, et raamatupidamistarkvaraprogrammis me kinnitasime juhatuse liikmetena siis kõik arved, palgalehed kinnitati digiallkirjaga, kuid makseid teostasid siis raamatupidaja ja pearaamatupidaja, et juhatuse liikmed pangas makseid tegemas ega kinnitamas ei käinud. Meil oligi plaanis seda muuta, siis oodates ära selle finantsanalüüsi tulemusena tekkinud konkreetsed parandusettepanekud, et kas me peaksime oma raamatupidamistarkvara uuendama ja nii edasi. Aga nagu see tarkus praegu on, et me jäime sellega tõesti väga valusalt hiljaks. Mis saab edasi? Hea uudis on see, et tõesti see arvutikaan löödi kinni ja kogu raha nulli ei tõmmatud. Et liit maksab ära kindlasti maipalgad ka kunstnikupalgalistele ja 25 siis oma töötajale, kes on siis ka täis- või osalise koormusega liidus tööl. Õnneks jõuti ära maksta mailoometoetused, mis saab juunis ja järgmistel kuudel, et sellega peab nüüd tegelema kriisikomisjon. Et liidul on varasid, mida me peame hakkama kahjuks nüüd realiseerima, kuidas mis alustel, seda me otsustame koos juhatus, kriisikomisjon ja volikogu. See ei juhtu väga kiiresti, nii et praegu tegelikult see valus küsimus on see, kuidas üle elada järgmised kuud. Aga liit kindlasti tegevust ei lõpeta, me täidame oma võetud kohustused valdkonna ees, näitused toimuvad edasi, nagu öeldud, palgad on prioriteedid, kõik need finantsilised kohustused, mis meil on, me kanname nad ära. Me tahame sellest rääkida võimalikult avatult ja jooksvalt hoida kursis oma liikmeid, oma partnereid, kunstivaldkonda ja avalikkust. Et me teeme eraldi kodulehekülje sellele, ütleme koduleheküljel eraldi alateema, kus me siis jooksvalt lisame, mis toimub, mis samme me teeme. Me kajastame seda kindlasti oma sotsiaalmeedias, kui mingid arengud hakkavad toimuma, kriisikomisjon jõuab mingile otsusele, volikogu jõuab mingile otsusele. Et me anname kindlasti siin lähemate kuude jooksul pidevalt seda ülevaadet, et mis me teeme. Ja meil on tegelikult järgmine nädal oli planeeritud siuke traditsiooniline Kunstnike Liidu kohvihommik järgmisel neljapäeval, et selle me teeme siis ka sellise küsimuste-vastuste vooru, kus siis liikmed saavad tulla ja küsida, me selgitame veel nädalaga kindlasti asjad, siin iga tund muutub midagi, et kindlasti on jälle midagi rohkemat öelda, aga jah, et me tahame olla oma liikmetele ja oma partneritele tegelikult jätkuvalt usaldusväärne partner. Ja ega õppetunnid, selles mõttes see on ikkagi katastroof, selles mõttes, et see on emotsionaalne ja finantsiline šokk.
ja õppetund juhatusele on kindlasti see, et see finantsprotsesside analüüsi alustada varem. Ja teine asi ikkagi, mis puudutab küberturvalisust ja küberhügieeni, et me olime sellest rääkinud tegelikult oma koosolekutel, ma olin rõhutanud siis selle 4 inimest, kellel on panga ligipääs, ehk siis president, asepresident, raamatupidaja, pearaamatupidaja, erakorralisele hoolsusele, tähelepanelikkusele. Aga isegi kui teile tundub, et olete sellest juba nii palju rääkinud, seda infot on nii palju, siis tuleb veel rääkida, veel koolitada, pidevalt kontrollida ja tõesti siis need finantsprotsessid tuua nagu ülihelikiirusel kaasaega. Meil on väga kahju, et selline asi on juhtunud ja et see Kunstnike Liidu varad sellise pettuse osaks said üldse langeda. Ja praegu selles kriisis, akuutses faasis me püüame siis astuda võimalikult tarke samme, et siis jõuda ikkagi uuesti liiduna stabiilsete oludeni ja nagu öeldud, olla siis usaldusväärne partner kunstnikele, valdkonnale ja avalikkusele. Aitäh! Õipikal on teil veel täiendada või me oleme valmis vastama küsimustele? Kui juba räägid lihtsalt taustaks, et nagu mainisin, siis politsei jaoks on see sellise suurema laviini üks osa ja üks kõlavam näide, aga saame iga päev inimestelt 50-60 teadet, kus neid on üritatud siis kelmide poolt kuidagi konksu otsa tõmmata. Iga päev keskmiselt kaotab 5-10 inimest ettevõtet oma raha ja need skeemid on tõesti eriilmelised, aga suures plaanis teeme nad 3, ühed on sellised mitmeastmelised helistamiskelmused, teine suurem grupp või rühm selliseid katseid puudutavad investeerimisvõimalusi, mida pakutakse näiteks internetis, ja 3. suurem, mis on rohkem pildis, on siis igasugused õngitsuslingid, mille kaudu üritatakse siis inimeste andmeid välja petta, et selles mõttes võib kõlada julmalt, aga no see on üks väga paljudest juhtumitest, millega me igapäevaselt tegeleme. Kui kedagi huvitab, siis käesoleva aasta statistika praeguseks hetkes 4 kuuga 1100 kelmuskuritegu, sellist organiseeritud ja kogu kahju ligi 8 miljonit, et eelmise aastaga võrreldes mõningane paranemine nii kuritegude arvus kui ka üldkahjus, aga selge on ka see, et see ei ole täispilt, sest tegelikult osad kelmused alles toimuvad. Mõned inimesed ei teavitagi politseid sellest, et tegelikult need mastaabid on väga suured ja igapäevaselt tegeleme sellega, et tabada neid organisaatoreid, keda me pigem näeme asuvad välismaal, aga neil on siin ka kohapealsed rakukesed, kes toimetavad näiteks mainitud pangakaartidega, mida saadetakse läbi pakiautomaatidega või inimestel käiakse ka rahadel kodus järel mingite legendidega, et politsei vajab seda mingiteks kontrollideks või operatsioonide teostamiseks, et tegeleme igapäevaselt, peame neid kurjategijaid pinni mitmetes kümnetes, aga meil on vastas selline üsnagi suured kuritegelikud organisatsioonid, et selles mõttes selline teadlikkus ja kõigi panus tegelikult on väga oluline, et sellele kuidagigi vastu seista. Aga muud hetkel ei ole lisada. Aitäh. Oleme valmis võtma küsimusi. Palume öelge oma nimi ja väljaanne, mida te esindate. Liidame Jelma Aktuaalne Kaamera. Kas praegu püsib ka oht, et mõne Eesti Kunstnike Liidu liikme või siis alaliidu konto isikuandmed on samamoodi jäänud nende kelmide kätte? Meie teada seda ohtu ei ole, et hetkel oleme kõik, kes asjasse puutuvad, on kursis ja kõik need pettuslikud protsessid on peatatud, aga jällegi puudutab igaüht, et kurjategijad pahatihti ehitavad ka järgmise skeemi üles juba juhtunule, näiteks nad võivad vaadata uudistest, et selline asi on juhtunud, pöörduvad kellegi inimese poole järgmise legendiga, et nad suudavad rahad tagasi tuua, muidugi vajab see väikest järgmist sissemakset, et tegelikult tasub olla endiselt kõigile äärmiselt ettevaatlik, et ka selliseid nii-öelda päevakajalisi sündmuseid kasutavad kurjategijad enda huvides ära, aga sellist akuutset ohvri asjaosalistele meie teada ei ole. Kui need arvutid olid kelmide käsutuses, üks arvuti. Seda me veel selgitame, sest see tehniline seadme, ütleme siis uurimine alles algas, mis andmed seal sees täpselt oli, mina ei oskagi kommenteerida, aga selline kiire protsess ja neil kurjategijatel käes olnud andmetega nad rohkem toimingut teha ei saa.
Sorry, president, ma tahtsin üle täpsustada selle pangakaardi liigitu sinna pakiautomaati, et kas raamatupidaja viis sinna liidu kaardi või ka enda kaardi või mõlemad? Ta andis ära ka isikliku pangakaardi, et selles mõttes ongi meil nendes juhtumites on 2 kannatanut praeguse seisuga juriidiline isik ja siis on see füüsiline isik selle raamatupidaja näol, nii et see näitabki kurjategijate tegutsemisstiili. Nad võtavad ära kõik, mis võtta on, halvemal juhul võtavad nad nendele kannatanutele peale ka laenud kiirlaenu ettevõtetest, kõige halvemal juhul panevad müüki nende kodud, nende sõidukid, nii et selles mõttes võetakse need inimesed, nõretatakse nii-öelda rahast ja kogu kõigest, mis neil on, tühjaks ja minnakse täpselt nii kaugele kui vähegi võimalik, et siin tulebki mängu see, et sellistest juhtumitest peab rääkima lähedastele, tööandjatele, et esimesel võimalusel sekkuda, sest inimesed on sinna nii-öelda sellesse võrku mässitud kurjategijate poolt. Vabandust, kuidas on võimalik panna inimese kodu müüki, see käib läbi notari meile? Jah, aga inimesed ongi nii kuidas öelda kohusetundlikud ja tahavad igasugust näiteks salaoperatsioonides osaleda ja nad on valmis ka notari juures kinnitama ja täie veendumuse juures, et jah, see tehing on nende huvides, nõus rääkima edasi seda kelmide legendi, kordama ka politseinikele, kes me sekkume sellistesse juhtumitesse ja on valmis hoidma seda kurjategijate legendi kuni täiesti lõpuni, sest nad tõesti usuvad, et nad teevad midagi väga head kellegi teise huvides ja nad on kurjategijate poolt, ma julgen öelda, täitsa ära tinistatud. Me ei ole tegelikult riigi sihtasutus, me oleme MTÜ, kodanikuühiskonna ettevõtmine, et me ikkagi proovime omade jõududega praegu selle jama ära klaarida. Et nagu öeldud, liidul on varasid, mida me peame hakkama kahjuks realiseerima, ilmselt siin läheme aasta jooksul. Et see on selline nagu keskpikk plaan. Öelge palun oma küsimuse esimene ots uuesti. Rahaline seis on täpselt selline, nagu öeldud, et me saame maikuu palgad ära maksta, teenuse osutajatele võlgu ei jää praegu, aga mis saab nüüd lähikuudel, et see on nüüd siis selle kriisikomisjoni pädevuses otsustada, et pikapidu siin ei ole, jah. Ei, ma praegu eriti kuna ma just ka noppisin siit eelkõnelejalt üles, et võib ehitada nende skeemide peal, see on väga oluline, me peame oma liikmetele tõesti ütlema, kui nüüd midagi selle skeemiga seoses keegi hakkab päästma, et siis et see oli mulle ka praegu oluline infokild, et ei, ma praegu ei ütle küll, palju meil on. Mida te selle varade realiseerimisena silmas teate, mida te saaksite näiteks? Liidul on kinnisvara, liidul on kunstikogu, umbes need vahendid meil on. Aga mis täpsemalt, et see on tõesti, praegu on need esimesed päevad, et selle peab me otsustama koos volikoguga ja tegema ka sellise analüüsi, ikkagi väga täpselt Excelisse lööma, et mis annab mingi soovitud tulemuse, et sellele, jah, ma arvan, et sellest meie alles teeme ja teie alles kuulete. Ja. Mis keeles firmu rääkis? Eesti keeles on meie teada, kogu see skeem toimis eesti keeles. Kas see oli nii hea eesti keel, et inimene ei pöörnud tähelepanu? Ma mõtlen, et tavaliselt nad on Ukraina kontseptist ja mul on praegu huvi. Kas me räägime sellest, et ukrainlased selgelt juba õppisid välja või nad kasutavad mingit tarkvarmist nendel aitavad või siin juba osalevad kokkulepet inimesed? No pean rõhutama, et kõik andmed, mis ma räägin, on esialgsed, aga pigem on jah, tegemist oli puhta eesti keelega, et see ka sellelt keeleoskuse pinnalt küsimusi ei tekkinud ja paraku peame ütlema, et see on üks sellise kuritegeliku evolutsiooni osa, et on palgatud ka nende kõnekeskuste poolt juba puhtalt eesti keelt kõnelevaid kurjategijaid sinna skeemi osalema, see mõttes, et jah, saan küsimuse taustast aru, et siin varasemad aastad võib-olla oli selgelt pildis venekeelsed kõned ja sihistati rohkem venekeelset kõnelevat Eesti inimest, aga praegu on jah, kahjuks see kuritegeliku evolutsioon selline, et ka puhas eesti keel on kurjategijate arsenalis olemas. Urmo Pišperdist. Mul on küsimus, et kui ülekanteid teile pidele arvuti, et kas siis selle raamatud IT-kaart oli
võib-olla liiga detailne küsimus praegu, et ütleme niimoodi, et kurjategijad olid hankinud piisavad ligipääsud, nad said toimetada omal käel ilma, et iga kord raamatupidaja pidi seal nii-öelda omapoolse kinnituse andma, et nad olid saanud kontrolli siis piisavalt, et teha kõik toimingud, mida seal limiidid lubasid tegelikult. Ma korra tulen raha juurde tagasi, et ei taha rääkida üle, aga täpsustaks üle, mis see kahju siis lõpuks on, kui palju loomeliit kahju sai ja kui palju see raamatupidajast kahju sai? Loomeliidu kahju on praegu tõesti ligi 700 000 eurot. Raamatupidaja enda kahjud mina ei tea. Ei oska öelda, kas seda saab praegu niimoodi öelda. Ma loodan, et ma ei tee inimesel liiga, aga lihtsalt suurusjärgu ütleme, et me räägime ikkagi mitmest 10 000 eurost. Mina Sandra Jõgevana kunstnike liidu liige, ma olen kunstnike juurde välja. Mind ikkagi huvitab see, et need loometoetused kunstnike palgad, et eelmine kunstnike liidu president Elin Kartner väga palju rõhutab, kui haavatavas seisus sotsiaalselt majanduslikud kunstnikud on. Et mis inimestest saab, et kunstnike liit on suurima liikmete arvu loomeliit ja avalduste vastuvõtmine loometoetustele, mis on umbes miinimumpalk ravikindlustus, lõpetati juba pooles veebruaris, et teiste loomeliitudest on siiani alles, et mis neist inimestest saab, see raha väga vaja. Ei, loomulikult me ei jäta neid nagu lageda taeva alla, selles mõttes, et see on meie vastutus, meie kohustus, kuidas me selle nüüd lähiajal realiseerime või kuidas me selle vastutuse nagu välja kanname, et me tegeleme sellega päriselt, et see ei ole, me ei alahinda seda probleemi ega vastutust. See, et liidul saab siis selle, vabandust, ma küünitan siin, et näha kõiki, aga et see, et kunstnike liit on üks nendest loomeliitudest, kus siis LLS-i loometoetused saavad kõige varem otsa, see lihtsalt tõesti näitabki, nagu te välja teete, siis seda valdkonna kõrget vabakutseliste määra, haavatavust, prekaarsust ja nii edasi, et selles mõttes meie loomeliit on tõesti selline, kus riigi poolt eraldatud nii-öelda pearaha põhimõtteliselt saab esimesena otsa ja ülejäänud aasta me oleme sunnitud saatma välja siis teateid, et kahjuks ei saa või saate järjekorda võtta järgmiseks aastaks. Et see on tõesti olnud see meie reaalsus, aga ei, me ei jäta neid inimesi kuhugi lageda taeva alla. Et selles mõttes on ju, jah, see on meie kohustus. Küsisin kunagi mainisid, et teil on palkadeks ja näiteks muudeks väljamakseteks maikuudel võimalust ja läheb aega, kuni on kinnitada realiseeritud kuni aastane lahendus. Peab olema vahepealne lahendus, aga ma praegu enne kriisikomisjoniga rääkimist, enne volikogu kinnitamist ei käiks seda välja, aga et eks kõik on, kui keegi satab rahalistesse raskustesse, eks ole, siis ega eraisiku ja sellise juriidilise isiku sellise päästevõimalused on ikkagi sarnased, aga jah, et ma ei täpsustaks siin tõesti, sest et need on esimesed päevad ja kuna meil on minu meelest väga hea kriisikomisjon praegu kokku saadud, siis ma usaldaksin seda arutelu sinna. Saame küsida. Küsiks selle maja renoveerimise kohta ka, et kunstihoone ju samamoodi ootab nägu, et kas kuidagi see praegune olukord mõjutab ka seda? Absoluutselt mitte. Sellepärast, et Tallinna kunstihoone on eraldi sihtasutus. Eesti Kunstnike Liit on üks asutajaliige koos Kultuuriministeeriumiga, aga igapäevaselt nad on ikkagi eraldi juriidiline üksus. Nad on meie hea partner, naaber ja nii edasi, aga rahaliselt see neid kuidagi ei puuduta. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis me võime minna personaalselt intervjuude juurde ja ma mainin, et siin on ka Kultuuriministeeriumi esindaja, Kultuuriministeeriumi siseauditi osakonna juht, kes on valmis ka teie küsimustele vastama. Aitäh teile tulemast!